täna on imeilus päev, ma sain omale uue maastikuratta. Esimesed meetrid on läbitud, aga mida selle rattaga nüüd peale hakata, saan ma teada Kaspari käest. Tere! Tere! Mina olen siis Kaspar ja üritan siis paar niisugust lihtsamat näpunäidet siis rääkida täitsa algajale ratturile, et mida siis varustuse juures silmas pidada ja mis siis rattal olulist nagu seadistada ja kuidas siis rattaga üldse metsa all sõita. Väga hea, mul on täiesti uus ratas. Räägi, kas mu sadul on õigel kõrgusel üleüldse või kus ta peab olema näiteks võrreldes mu kuusanukiga? Et neid rattaid on nagu ka erinevaid, et kõige lihtsamalt, kui istud ratta peale ja toetad siis kuskilt seinast kinni, et näiteks kui sa tuled siia sama seina äärde, et ma praegu võin näidata selle kiirelt läbi, kuidas siis kõige lihtsam on seadistada siis jalgratta sadula kõrgust, et istud ratta peale, paned siis jalad endal mugavalt pedaali peale, et sul nüüd neid klippe nagu ei ole, et niisugused mugavalt istud sirgelt ratta peale ja lased siis ühe jala alla. Ja kui siit põlvest nagu jala lukku lased tahapoole, siis peaks jalg jääma täpselt samamoodi, nagu oleks maapinnal. Et kand ja pöid oleks siis nagu ühel kõrgusel, eks. Et kui on sadul madal, siis üldjuhul läheb kand allapoole, kui on sadul kõrge, siis jääb nagu jalg niimoodi. Nii, kui mul on sadul ära vaadatud, mis ma veel pean teadma? Kindlasti rehvi rõhud, kui palju siis õhku rehvis on, kui sõitma ennem lähed. Et üldjuhul on siis rehvidele peale kirjutatud, mitu paari siis on maksimumrõhk ja palju siis on miinimumrõhk, et sellel on kirjutatud 2–4 paari, et 2 on siis miinimum, 4 on maksimum ja kui metsa vahel sõites, siis täitsa seda niisugust maksimumrõhku ei tasuks nagu siis rehvile sisse panna, et niisugune vahepealne, et kui on 2–4 vahel, siis võiks olla 3 paari siis nagu see rõhk sees ja tagumisel samamoodi, et kui tõesti on niisugune siledam sõiti asfaldi peal, siis võiks nagu panna päris maksimumi, et jälle ei oleks seda veeremise takistust, võiks siis nagu maksimumi panna, et metsa vahel kindlasti natuke vähem, kummid täis, proovid pidurid ära, kas töötavad ja ega väga muud ei ole, et lenksu kõrgust, noh, see on niisugune individuaalne, et mõnel meeldibki nagu, et kui lenks on natukene kõrgemal, siis et ei hakkaks nagu selg valutama. Aga kui on nagu lenks natukene madalamal, kui on siis nüüd sadul, kui sadule kõrgus on paika pandud, et see on nagu täitsa okei praegu sulle, et see raam on paras ja kui nagu ratast nagu ennem soetada, siis kindlasti rattapoodides jagatakse nagu täpseid näpunäiteid, et mis mõõtu ratas ja milleks nagu vajalik ratas on, et kus sõita, et siis seda saab siis juba rattapoest teada. Selge, minu jaoks on alati jäänud täielikuks pimedaks maaks käigud. Mis käike ma üleüldse kasutama pean ja kuidas toimub üleüldse käiguvahetus? Et üldjuhul maastikuratastel on siis ees on 3 hammasratast, taga on siis vastavalt 6, 7, 8, 9 või isegi 10 hammasratast. Ja kui niisugune täitsa algaja läheb siis metsa alla sõitma, siis võiks olla eest keskmise peal, et see tähendab siis teise käigu peal, nagu sul siis praegu siin on, 3, 2, 1. Ja tagant siis hakkad siis vahetama, et mida ees suurem hammasratas, seda ülekanne läheb nagu raskemaks. Et see ees suure peal siis tähendab siis 3. käik on juba mõeldud siis niisugune kiirema sõidu jaoks, kas siis asfalttee peal, kruusatee peal. Ja seda käiguvahetust nagu siis või seda käigu ülekannet siis juba sõidu käigus, et kui me võtame nagu pedaleerimistempo, et kui sul näiteks jalg teeb ühes sekundis ühe tiiru, et see on siis 60 vändapööret minutis, sellest on täitsa okei, et niisugune algaja sõitjale, et üldjuhul niisugune kõige säästlikum ja energiat säästev kerimistempo siis oleks niisugune 70–80 pööret minutis, et kui sa suudad nagu 60 pööret minutis teha, et iga sekund siis üks täisring, et see on siis täitsa okei, et seda siis juba sõidu käigus, et üldjuhul siis käike vahetatakse ikkagi rohkem tagant. Et esimene käigu vahetamist tõesti, et kas on siis keskmise peal, teise käigu peal ja siis tagant. Et kui on väike hammasratas, siis ülekanne on raskem, vändat on raskem ja mida tagant siis suurema peale vahetad, seda kergemaks siis ülekanne läheb. Et seda siis juba sõidu käigus, ma arvan, saab ise nagu tunnetada. Küsin jalanõude kohta. Sinul on spetsiaalsed puutsad, mis käivad siis... Jah, et võistlusratastel ja niisugustel on siis niisugused klipid mõlemalt poolt, et saad siis jala peale panna ja kinga all on siis niisugune klots, mis läheb siis pedaali sisse. Et see fikseerib sul jala pedaali peale, et
et jalg ei libiseks pedaali pealt maha, sul oleks nagu vändata nagu lihtsam, mugavam, püsid nagu ratta peal paremini. Aga harrastajale nagu mina sobib tõesti tavaline, ütleme, spordijalanõu ja täitsa tavaline pedaal, et kui ma näiteks pannaks sulle praegu oma kingad ja oma ratta, siis kindlasti nagu tasakaalu, kui sa jääd ratta pealt seisma, siis on see väga raske nagu alustuseks, et kindlasti on mugavam pedaaliga sõita. Aga kui niimoodi lihtsalt alustada täitsa nullist nagu rattasõitu, siis kindlasti tavalise pedaaliga, et on natukene turvalisem. Ja rattasõidu ABC A on kindlasti kiiver. Just, et kiiver kindlasti, et selleta ei tohiks üldse sõita. Ja siis, kui me natuke räägime siis rattariietest ka, et siis sõidusärk, millel on siis tagataskud, kuhu saab siis asju panna. Et just, et taga oleks taskud, et kui sa nagu ratta selles oled niisuguses asendis, et siis sul ei takista siit midagi. Dressika taskus siit on ju asjad käivad lopendavad, et just selja peal ja rattapüksid, mis on siis pehmendusega. Et oleks siis tagumikul natukene lihtsam seda tunnet. Tagumik võib-olla ei hakka nii kergelt valutama ka, et pehmendusega püksid. Siis võiks olla kindad, et metsa vahel sõites, et raputab, et siis ei tekiks villid. Kukkumisel samamoodi, et kui kukud näiteks, et ei läheks peopesad katki, et need paranevad nagu väga aegamööda. Ja kindlasti sõiduprillid, et nagu siin on, et sääsed, putukad, et võiksid olla siis rattaprillid ja just võiks olla spordiprillid, millel on siis erinevaid klaase, et on tõesti päiksepaisteline ilm, siis niisugune tumedam klaas ja kui on tõesti niisugune sombusem ilm, siis võiks olla heledam klaas, et metsa vahel neid juurikaid ja känded kogu aeg peab jälgima, et kukkumisse ei satuks. Ja põhimõtteliselt sobib ka igasugune päikeseprill. Ja, et vihmaga võib-olla, et natuke jääb tumedaks, aga võib ka alustuseks täitsa tavaline päikeseprill. Kusjuures sinu rattal on ka joogihoidjad, mis on tegelikult väga head. Et alati rattaga sõiteles, et sa ei sõida ju 15 minutit, et ikka kui pool tundi või tund alustuseks on ju, et siis kindlasti joogipudel võiks olla, mida rohkem sõidad, seda rohkem jooki võiks kaasas olla. Ja samamoodi siis taskutes võiks olla, kui on tõesti väga pikad niisugused matkad või midagi, et mingi väike batoon või banaan või midagi võiks ka taskus olla, et juua kindlasti kaasa, et palava ilmaga, et vedeliku kulu on päris suur, et juua kindlasti kaasa. Ja kui ei olegi näiteks rattal pudelikorve, siis vabalt võib siia sõiduse järgi taskusse taha panna, et ega ta väga ei takista. Ma küsin sult kiivri kohta. Kas see kiiver, ma võtan endal ka kohe korra peast ära, ta põhimõtteliselt peaks olema niiviisi peas, et ta mul ei loksu, on ju? Jaa, et kui me kiivri võtame ja võrdleme nüüd sinu kiivrit, siis sinul on niisugused klambrid siin taga, minul on niisugune keeratav klamber, et lased selle niisugused natukene suuremaks siit, on ju. Kuidas natukene tuleb laiemaks, paned kiivri pähe ja siis pigistad siit lihtsalt niimoodi kokku, et sul oleks nagu mugav, et ei pigistaks ja ei loksuks, on ju, et see on niisugune esimene asi. Ja siis juba rihmad, et rihmad võiksid olla ka niimoodi täpselt lõua all, et kui kiivri paned pähe, pingutad siit tagant siis selle klambri kokku, on ju. Ja rihmad siis samamoodi, et kui rihm on kinni, et ta väga ei pooks ja ei lotendaks. Tegelikult minul võiks olla veel rohkem selline tugev. Jaa, et sinul on natukene see liiga lõdev, et kui sul on kiiver nagu ilusti peas, natukene raputad, siis kiiver ei tohiks nagu liikuda peas, on ju. Et nagu meil siin kuskil nendes brošüürides kirjas on, et nii on nagu vale, on ju, et kui sa nüüd otsaesisega kukud, on ju, see on otsaesine lõhki. Samamoodi, et kui sul on kiiver nagu siin otsa ees, on ju, ja kui sa sõidad rattaga niimoodi, siis ette nagu midagi ei näe, et kiiver täpselt siia ikka mugavalt ilusti sirgelt pähe ja on väga hea. Just, ja tegelikult sa ütlesid ära ühe algaja ratturi ja ühe põhitee veel, võtta sääsetõrje kaasa. Just, et kui me eile käisime siis nagu trennis ja oli niisugune kerge õnnetus, et ühel ratturil siis läks tagukumburu, et see võtab ikka 5-10 minutit aega, see rehvi vahetus, et seal oli lihtsalt võimatu seda rehvi vahetada, sääseparv oli lihtsalt nii suur, et tõesti, kui maantee peal, kas või maantee peal, et natukenegi kuskil võiks olla taskus samamoodi, et kui lähed nagu metsale, siis veel hullem. Nii ma teen kohe näitliku selle sääsk. Sääsk. Ja, et neid on päris palju, et ongi, et sääsetõrje ja prillid, et kui sul mingi putukas või midagi samamoodi silma lendab, siis on ka jama majas, et silmad vesised ja sõita on nagu väga raske. Nii, mulle tundub, et me oleme katnud kõik teemad enne sadullesse istumist. Ratas on kontrollitud,
kummid on täis, sadula kõrgus on paigas, pidurid pidurid peavad. töötavad, kiiver on korralikult peas. On. Ja ma arvan, et võime siis mingi väikse ringi proovida, kuidas siis üldse Proovime. maastiku peal rattaga sõidetakse. Hea küll. Hea küll. Lähme ära.